Laupäeval 8. veebruaril aastal 2020 toimus Kuusalu rahvamajas ajalookonverents, mis oli pühendatud 800 aasta möödumisele Kuusalu kihelkonna tekkimisest ja külade ristimisest. Kuusalu ajalookonverents kuulub kihelkonna juubeliaasta Lauritsast Lauritsani raamesse. Analoogset ajalookonverentsi juba meie naaberkihelkondades mitmes peetud. Esimene oli Jõelähtmel augustikuus ja septembris, kui ma ei eksi, oli samasugune üritus ka Keilas. Konverentsil osalesid mitmed tuntud Eesti ajaloolased. Seda juhatasid moderaatoritena Allan Alaküla ja Ott Sandrak. Konverentsi korraldasid Kolgaküla selts, Veljo Tormise kultuuriselts ja Kolga muuseum. Seda rahastas Kuusalu vallavalitsus. Päeva esimesel poolel esines arheoloog Kurli Vedru ettekandega teemal Kuusalu kihelkonna muinasaegne asustus ja maastikukasutus, muutused ja järjepidevus. Põhiline konstruktsioon oli kalmel siis keskel kirst, ümber kiviringid ja kogu see asi oli siis kaetud veel kivilademega, mis andiski kalmele sellise kuhikukujulise välimuse. Arheoloog Marika Mägi ettekande pealkirjaks oli Kuusalu viikingiajast keskaega, Eesti ülikud ja Taani isandad. Kartograaf Tõnu Raid esines ettekandega rännates ristijate radadel. Ristimiskäigud Harjus olid siis järgmised. Kuusalu kihelkond on üleval paremal ja Johansen on see mees, kes on siis need ristimiskäigud ladinakeelsetest tekstidest ümber pannud ja mind hakkas asi nii huvitama, et mina panin need kaardile. Sõjaajaloolane Kalle Kroon rääkis Rootsi aja alguses Kuusalu mail tegutsenud huvitavast isikust, Johan de la Blancist. Rootsi juhtivamaid ja väepealikke ja üks suurriikluse arhitekte oli ju Prantsuse päritolu Rootsi väepealik Pontus de la Gardie. Pontuse poeg Jakob jäi ju varakult orvuks ja oli vaja kedagi, kes tema eest ka hoolt kannaks ja selleks saigi siis anneks siis juba roosistatult Johan de la Blanc. Kolgast pärit noorema põlvkonna ajaloolane Pia Sandra Sandrak andis ülevaate Ojamaa tsistertslaste Rooma kloostri tegevusest Kolgas. Nii sellest kodukoha patriotismist lähtuvalt kui ka asjaolust, et mind huvitab keskaeg ja ma olen õppinud ladina keelt, valisin ma oma teemaks siis uurida Kolga, mõisa ja selle piirkonna varasemat ajalugu. Päeva teisel poolel said sõna Kuusalu kandi koduloo uurijad. Kaisa Linno Kolgaküla rahvamajast tutvustas Lahemaa mälumaastike projekti ja selle raames valminud materjale. Sten Berglund rääkis Joaveski küla kohta märtsikuus ilmuvast raamatust Joaveski külalugu, mille autoriteks on lisaks temale veel Marju Verk ja Kersti Aasmets. Ja mina olen üks nendest õnnelikest, kes tõesti sai selles mälumaastike projektis ise ka kaasa lüüa. Ja paljuski selle sama projekti selle tulemist on siis sündinud see peagi ilmuv raamat, mille nimi on Joaveski külalugu. Konverentsi viimases osas toimus Sven-Olav Paaveli koostatud fotoalbumi Kuusalu alevik vanadel ja uutel fotodel esitlus. Mahukas kõvakaantega raamatus on avaldatud 365 Kuusalu aleviku fotot alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani välja. See, mis siia kaante vahele on saanud, ma arvan tegelikult väike osa sellest, mis tegelikult on veel Kuusalu inimeste endi kodudes olemas. Me üritasime nende ajaloolaste valikuga seekord nüüd minna natukese laiemaks, et paigutada see Kuusalu kihelkonna 800 aastane juubel nüüd natuke laiemasse konteksti, kuna tegelikult 800 aastane juubel ei ole mitte ainult Kuusalu kihelkonnal, vaid on tervel Põhja-Eestil, mis teatavasti aastal 1219-1220 ristiti.